Kaunist keskhommikut kõik raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna räägime jälle ühiskonnast ja poliitikast ja stuudios on Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ja Tallinna abilinnapea Andrei Kante ja mina saatejuhina Janek Mägi. Esimene teema, Tallinnas on lisaeelarve vastu võtmisel ja ma saan aru, et sport, mis on saanud nüüd viimastel aegadel siin palju räsida, ma pean silmas seda, et mitte ainult seda, mis on toimunud olümpiakomitees, vaid ka seda, et spordile raha eraldamisega on valitsus olnud üsna kitsi ja rahulolematus on kasvanud ikkagi väga-väga suureks. Räägi, Monika, mis siis lisaeelarve sportlastele toob? Tere kõigepealt minu poolt ka. Peab ütlema, et sport on viimasel ajal tõsiselt kuum teema ja ei saa üle ega ümber sellest, et eile toimus üks korvpallimatš. Ja miks ma sellest räägin? Palju õnne Tallinnale. Aitäh, jaa, veel on natuke vara Tallinnale palju õnne soovida, aga tõesti Kalev Cramo, mis on ka Tallinna üks esindusvõistkondadest, võitis eile Tartu Ülikooli Max ja Mooritsat sellises mudamaadluseks kujunenud korvpallimatšis, mis läks lausa 2 lisaajale. Aga miks ma sellest tahan rääkida natuke ongi see, et sport on tõesti saanud räsida, aga ma pean alustama sellest, et lükata ümber üks valeväide, mida meie 4 aastat sporti juhtinud sotsiaaldemokraadid, keda me teame, tegelikult ei ole spordi usku ega ka ei armasta väga palju sporti. Tõsi ka, mina mõtlesin, et nemad just käivad jooksevad mööda Tallinnat ringi kogu aeg ja osalevad mai jooksul ja kõige muul. Ja, see on see, mida näidatakse välja Facebookis, aga reaalsed teod tegelikult ei toeta. Aga nad on tõesti sellise vinguviiuli nagu käivitanud ja ütlevad, et lisaeelarvega Tallinn vähendab sporti suunatud vahendeid 3,5 miljoni euro ulatuses. Aga lugupeetud abilinnapea, kes selle süsteemi ise eelmisel aastal välja töötas, on unustanud ära täiesti selle, et see raha on sihtotstarbeline ja käib kaasas iga lapsega. Ehk siis, mida rohkem meil on lapsi, kes spordivad ja käivad regulaarselt trennis, siis seda niinimetatud toetust ka saavad. Aga, nagu ikka, enne valimisi toimub selline arutu rahakülv ja tundub, et see oli sotsiaaldemokraatidele ja on selline hästi omane, et võõrast raha me nagu tahame väga palju külvata. Ja tohutult suured eesmärgid pandi, et 38 000 last hakkab regulaarselt sportima, mis iseenesest oleks ju väga tore, kui meil oleks neid lapsi. Aga tegelikult on meil ainult 27 000 neid lapsi ja see tähendabki seda, et need plaanid olid nii ülehinnatud, aga valimispropagandaks oli see väga hea, sai ju öelda. Aga see tähendab seda, et mitte kelleltki, mitte üheltki lapselt ei võeta raha ära. Kõik lapsed, kes käivad sportimas, loomulikult seda saavad, aga me ei saa seda külvata ju suvaliselt. Aga see tähendab seda, et see sama raha, mis oleks muidu lihtsalt seisnud linnal kuskil rea peal, läheb nüüd hoopis teisteks tegevusteks, mis on väga vajalikud. See läheb ka sporti, see läheb haridusse, see läheb kultuuri, ehk siis me ei poolda seda, et lihtsalt 3,5 miljonit seisab rea peal ja seda mitte keegi kasutada ei saa. Andrei, kus need lapsi siis saada? Kas sa oled märganud, et kõik on kadunud? No kõik kindlasti ei ole kadunud, aga tõepoolest erinevates Tallinna piirkondades on olukord üpriski erinev. Näiteks kui me vaatame kesklinna linnaosa, siis seal lapsi ikkagi on ja Nõmme piirkonnas vastupidine olukord on ja haridusvõrk sisuliselt püsib tänu naabervaldadele, kes ostavad sisse neid kooli- ja lasteaia kohti. Aga kui rääkida lisaeelarvest, hariduse valdkonnas ma ütleksin nii, et lisaeelarve on üpris tehniline, aga ma ei saa öelda, et ta on vähetähtis. Näiteks eelmine linnavalitsus on ära võtnud siis toidurahadest 1 miljoni ja suunanud seda nii-öelda investeeringute
eelarverea peale, põhjendades seda sellega, et koolid nii või teisiti seda ei kasuta ja oleks tarvis mööblit osta selle raha eest. Et nüüd me suuname 1 miljoni siis toitlustamiskuludesse tagasi ja ma usun, et koolid saavad seda väga targalt ka kasutada. Küll ei ole eraldi eelarvereana välja toodud seda, et me avame Tallinna Reaalkoolis kompetentsikeskuse ja see kompetentsikeskus ongi suunatud sellele, et seda loodusteadust ja inseneeriaharidust ikkagi edendada ja kindlasti oleks vaja ka õpetajaid koolitada, nii et juurdepääs sellisele, ütleme, kvaliteetsele loodusharidusele siis avaneb aina rohkema õpilaste hulga jaoks ja ma usun, et lisaks sellele see toob endaga kaasa ka sellise tõuke, et ka teistes koolides hakatakse rohkem tähelepanu loodusharidusele siis pöörama. Ja veel üks tähtis teema, et siin küttis kirgi just nimelt muuseumide ja erinevate sündmuste külastamine. Tõstame siis seda eelmise aasta ülejääki käesolevasse aastasse, just nimelt kultuuriranitsa rahasid, siis suuname neid tagasi sinna fondi, et lapsed saaksid veel rohkem käia muuseumites ja üritustel. See on väga tähtis. Ja, aga kui Andrei tõi sisse tõesti selle riigi poolt tehtud apsu, et lastel on kultuuri kättesaadavus halvenenud oluliselt, siis Tallinna linn ma arvan, et võiks olla päris hea eeskuju ka teistele omavalitsustele, et Tallinn on rakendanud siis kultuuriranits, mis on riigi oma kultuuripiletit, mis tähendab seda, et alates lasteaiast kuni siis gümnaasiumi lõpuni kõik kooli ja lasteaiarühmad saavad vähemalt ühe õppekäigu erinevatesse kultuuriasutustesse ja see on, nagu ma arvan, abiks sellele olukorrale, mis praegusel hetkel on tekkinud. Aga ma tooks siia sisse kohe ka veel Lasnamäel kultuuri kättesaadavusest. Tallinna ja ma arvan, et ka meie kaugema kandi rahvas on harjunud sellega, et meil on Lasnamäel selline tore kultuuriasutus, mida me kutsume roosaks paviljoniks või roosaks hooneks. Et muidu oleks see roosa paviljon siin suve lõpuks oma asjad kokku pakkinud, aga Tallinna linn leidis tõesti selle võimaluse, et roosa paviljon jääb Lasnamäele ja võib-olla on see üks võimalus, et tuua seda kultuuri lähemale kõigile inimestele ja see on tasuta kättesaadav, nii et kui keegi tahab öelda, et me käitume kuidagi kultuuri või spordi vaenulikult Tallinnas, siis see ei vasta nagu tõele. Aga ma tooksin lisaeelarvest rääkides veel välja ka selle, et me oleme leppinud kokku, et kõiki asju ei pea tegema linn ise või maksumaksja raha eest, et on väga hea, kui me suudame arendada järjest rohkem ka koostööd erasektoriga. Toon siin ühe näite, et meie uisutajad, aga samamoodi meie hokimängijad on ju viimastel aastatel tõusnud ju tuhast. Ja see on saanud teoks ainult tänu sellele, et aastaid tagasi oli meil julgus teha Tondiraba jäähall. Ja kus saavad võrsuda need uued tähed ja staarid. Ja see ei toimu ju üleöö. Ja nüüd tänu sellele, et meil on tohutu huvi jääalade vastu, oleme me ka lisaeelarvest näinud ette toetuse Haabersti jäähallile, et järgmiseks aastaks kerkiks sinna juba 3. jää, mis tähendab seda, et me suudame natukene leevendada jääaladel jääpuudust, et lapsed ei peaks enam trennis käima kell 6, kell 7 hommikul või siis lõpetama öösel kell 11 või kell 12. Sa tahad, et meie hoki meeskonnad saaksid siis sama tugevaks nagu soomlased, rootslased, tšehhid?
isegi veel tugevamaks. Veel tugevamaks. Ma võtaks siiski sellised maisema seisukoha, et kas kohe nüüd naabritest mööda ja nii edasi. Ei no ikka maailma tippu, ma arvan, et maailma tippu on ikka vaja. Aga tõesti seda me tegelikult tahame, et meie hokimängijad saaksid treeningtingimusi ja nad ei peaks minema naaberriikidesse ja neid mõtteid, kuidas sellega edasi liikuda on ju veel, et meil on Härma staadioni võimalus, kui me saame riigiga ühele joonele, et lõpeks ära see niinimetatud riigi ja Tallinna linna vastandumine. Ehk siis, kui see kaughasartmängu maksuseadusest hakkaks kas või natukene raha sinna spordifondi nagu tilkuma, siis meil on Tallinnas päris palju nagu spordiobjekte, mida me saaksime selle väikese toetusega Tallinna linna poolt teha, sest jah, kuigi sotsiaaldemokraadid ütlesid meile, et Tallinn saab ehitada ka Tallinna haigla üksi, siis me saaksime tõesti ka paljusid asju teha, aga mõistlik oleks neid teha siiski koostöös riigiga. Monika, mul on ikkagi küsimus, kas sa tõesti arvad, et Tallinn asub Eestis? Jah, ma tõesti arvan seda, aga tundub, et valitsus mitte. Aga ma siiski tahan lisada just nimelt lisaeelarve koha pealt, et eestikeelsele haridusele üleminek on Tallinna linna prioriteet ja meie metoodika ja kompetentsikeskus saab lisaeelarve vahenditest lisaraha selleks, et me pakuksime meie õpetajatele täiendusõpet, selleks, et see kompetents ka koolides areneks, ehk siis täiendavad vahendid suunatakse ka koostöise arenguprogrammi peale, nii et antud juhul see on hästi oluline samm. Ja siin jällegi opositsioon praegu kritiseerib meid just nimelt MTÜ-de toetamise eest. Minu meelest me peame toetama MTÜ-sid, näiteks hariduse valdkond toetab MTÜ-d Mondot. Mondo teeb kultuuritundlikkuse sellist täiendusõpet õpetajatele. Me teame, et muukeelsete laste osakaal eestikeelsetes koolides tõuseb. Järelikult õpetajaid on vaja ka selles valdkonnas toetada. Ja ma usun, et see on nagu õige samm, sest et meil turul ei ole neid koolitusi ja kui üks MTÜ neid pakub, siis ilmtingimata tuleb seda teenust nii-öelda sisse osta. Nii, aga nüüd vahetame teemat ja räägime koolist, et praegu ühest küljest tundub, et kooli sissesaamine on kaugel, et 3 kuud on veel aega, aga tegelikult katsed käivad ja kõik muretsevad mitte kooli lõpetamise pärast enam nii palju, kuna riigieksamid on tehtud, vaid kooli saamise pärast. Et Andrei, ütle nüüd ausalt, et kui ma tahaksin kooli saada praegu Tallinnas, kas see üldse on võimalik? No esiteks tuleb käsitleda eraldi esimesi klasse ja gümnaasiumit. No alustame nendest esimestest klassidest, et ma tahan minna kooli, kas ma saan? No, sinna, kuhu ma tahan loomulikult. Kas ma tahaks 21. näiteks? See teema on hästi emotsionaalne. Ja mina võtan rahulikult. Katsed on juba ammu läbi, need on toimunud siis veebruarikuus, aga kütab kirgi just see teema, et 5 koolis on tekkinud selline olukord, kus sinna kooli soovijate arv ületab meie võimekust, ehk siis teatud koolid ei saa pakkuda nii palju koolikohti. No traditsiooniliselt nendeks koolideks on 21. kool, Gustav Adolfi gümnaasium, nüüd nendele lisaks on Jakob Westholmi gümnaasium ja piirkonnakoolidest siis Kuristiku gümnaasium ja Järveotsa gümnaasium. Ehk siis haridusamet olude sunnil pidi tegema eri otsuseid ja määrama järgmist elukoha järgset kooli, ehk siis mitte kõige lähema kooli, vaid siis järgmise kooli. Ja sellest tulenevalt vanematel tekkis suur pahameel ja ma mõistan neid ühelt poolt, aga teiselt poolt vastutustundlik hariduse juhtimine eeldab seda, et ikkagi mingisuguse tasakaalu või mõistlikkuse printsiibi alusel tuleb neid esimesi klasse komplekteerida. Nii et me tegeleme sellega, aga samas
kooli määramise praktikat mõjutab ka kohtupraktika ja senimaani kõik kohtuastmed on öelnud, et Tallinna linn tegutseb õiguspäraselt ja kogu see halduspraktika, kuidas kooli määratakse, on absoluutselt õige. Nii et, ja ma loodan, et ka edaspidi, isegi siis, kui me midagi muudame, siis kommunikatsioon peaks olema veelgi tõhusam, sest et praegu on tekkinud selline olukord, kus teatud lapsevanemad ütlesid, et nad ei olnud teadlikud selles, et me muutsime seda praktikat nii, ma ütleksin, et see praktika on muutunud õppija kesksemaks, ehk siis kõnniteekonna alusel me määrame, mitte linnulennult, nii nagu vanasti oli, aga kõnniteekonna alusel kooli ja ma usun, et me harjume ka sellega. Mul on teile mõlemale üks selline küsimus, et öelge nüüd ausalt, kuidas on võimalik niivõrd suurte võngetega sündimuses saada hakkama selle kooli, lasteaia võrguga. Et sa viitasid, Andrei, sellele, et Nõmme koolides enam kohalikke lapsi liiga palju ei käi või mitte piisavalt vähemalt, aga kuidas siis saada hakkama, et kas vahepeal tuleb siis koolides teha vanadekodud või käsitööringid või mis need lahendused on? See kriis on jõudnud praegu lasteaedadesse. Koolides võib-olla ei ole niivõrd sügavat demograafilist kriisi tunda veel. Aga lasteaedade puhul, mis siin salata, siin kevadel me menetlesime volikogus eelnõud, kus me liitsime neid lasteaedu. Ja see on ainukene mõistlik variant. Kindlasti tuleb kõne alla ka teatud lasteaedade sulgemine, aga me peaksime tõepoolest mõtlema, missugused need võimalused on selleks, et seda taristut ikkagi säilitada. Mina ei poolda seda, et me lähme koheselt lammutama midagi, sest et igale kriisile ikkagi järgnevad ka sellised tõusuperioodid. Sa oled optimist. Ma olen optimist selles. Sa usud, et me tuleme sellest august välja? Ma usun küll, et õiglase ja õige juhtimise all kindlasti tuleme välja. Monika, mis sinu seisukoht on? Eesti riik on tegelikult ju täpselt nii tugev, kui tugevad on meie perekonnad ja kui tugev on see kindlustunne meie peredel, et me julgeme ja tahame tegelikult ju lapsi saada. Et ma usun, et väga paljud noored naised mõtlevad tihtipeale ka selle peale, et kui palju on, mitu last ma suudaksin üksi üles kasvatada sellisel juhul, kui midagi peaks juhtuma perekonnas. Ja kuhu ma tahan jõuda või millele ma viitan, on tegelikult see, et täna on Eestis meil 30+1000 üksik vanemat, kellest 90% on naised. Ja tihtipeale nendes olukordades, kus pered lagunevad ja tekivad sellised üksikvanemaga perekonnad, päädib see tihti ka sellega, et minnakse vaidlema elatise üle kohtutesse. Ja kohtupraktikat praegusel hetkel ei ole alati nii tugevalt suunatud sinnapoole, et kuidas see laps, kes satub olukorda, kus vanemad vaidlevad kohtus, mis on väga pikad vaidlused ja elatisraha tegelikult sellele üksikvanemale, kes enamuses juhtudes on naised ja kes enamusel väga paljudel juhtudel elavad ka vaesuses, see tegelikult ei jõua selleni. Kui me tahame rääkida sellest, et meil sündimus kasvab, siis on väga ilus ja vajalik rääkida teistest lastest, kolmandatest lastest ja sellest, et meil üldse peaks sündima rohkem lapsi. Aga me peame rääkima ka sellest, et kui tõesti et need esimesed lapsed sünniksid ja et kui juhtub midagi perekonnas, et need kohtulahendid kohus võtaks selliseid seisukohti, kus
enne kõike on laste majanduslik toimetulek ja heaolu tagatud. Sest seni, kuni vanemad vaidlevad selle üle, kas elatisraha eest võib lapsele osta talvesaapaid või kas ta saab minna klassi ekskursioonile või äkki vanem, üks lapsega koos elav vanem, kes niigi on väga keerulises olukorras, sest kui laps jääb haigeks, siis kes on kodus? See vanem, kes elab temaga igapäevaselt koos. Kui lapsel on mure koolis, kes jookseb sinna kooli, on see üksi last kasvatav vanem. Ehk siis, kui vanemad ei saa kokkuleppele ja kohtus vaidlevad, siis tuleb luua see süsteem, et riik juba maksab ikkagi sellele lapsele vastavalt toetust ja nõuab seda välja. Täna tegelikult on meil liiga palju neid kohtupraktikaid, kus üksikvanem ei ole kaitstud ja sa tõsiselt mõtled selle peale, kas ma tahan saada teist või kolmandat last selles olukorras. Et ma ei räägi isegi ma ei hakka siin rääkima isegi sellest, et maailm on praegu kaootiline ja sõda on meil piiri taga ja nii edasi, aga me peame selle kindlustunde looma siin samas Eestis riigis sees. Ma usun, et Tallinn on eeskujuks ka riigile, et kui me räägime hoolivast perepoliitikast, siis nii koduse lapse toetus, kus me võimalikult laialt defineerisime üksikvanemat selleks, et võimalikult palju peresid saaksid toetatud, kui ka tasuta lasteaia eelnõus on sama lai üksikvanema definitsioon, just nimelt selleks, et kõik, kes seda universaalset toetusmeedet kasutavad, kõik ka saaksid seda. Nii et ma usun, et sellise eeskujuliku käitumisega tuleb jätkata. Sest me teame ju seda ka tegelikult, et Tallinnas tõesti ju me lähme tasuta lasteaiale üle ja see praktika hakkab nagu levima ka mujal Eestisse, eks, et me teame seda, et Kohtla-Järve on otsustanud, et nad liiguvad selle poole, et lasteaed oleks lastele tasuta kui üks alushariduse osa. Ja kui me räägime kvaliteetsest eestikeelsest haridusest, siis see on kindlasti eestikeelse hariduse vundament. Nii et me peaksime mõtlema selle peale, et see alusharidus oleks veelgi kvaliteetsem võrreldes tänasega. Nii et ma usun, et me panustame veel. Mul on veel haridusteemal üks väike küsimus, et kuidas nende gümnaasiumite see astumisega lugu on, et räägi sellest ka paar sõna. Oi jah, ma ütleksin nii, et minu jaoks see on väga emotsionaalne teema ja gümnaasiumi sisseastumine on tegelikult väga segane tänu sellele, et riik on mitu korda muutnud õppeaasta jooksul ka põhikooli lõpetamise tingimusi, sais 3 ei käivitunud ja ma ütlen nii, et tuleb säilitada rahu ja panen ka koolidele südamele, et tuleb üles ehitada sellist individuaalset kommunikatsiooni, et meie lapsed oleksid toetatud, et närvisüsteem peaks vastu sellele kõigele ja ma usun, et Tallinna linn suudab anda kõigile meie lastele siis vastavad kohad gümnaasiumites. Nii, aga siit läheme veel ühe väga-väga sellise kultuurilise teema juurde, Tallinna Lauluväljaku juurde. No kõigepealt palju õnne Laine Randjärvele, kes sai uueks juhiks, võitis konkurssi, aga Monika, räägi, mis teil seal toimub? Ma saan aru, et olete asunud Lauluväljakut laiendama. Ja, ma tahan ühineda õnnesoovidega ja tõesti 1. juunist on meil Lauluväljakul uus juht Laine Randjärv. Eks see Lauluväljak on eestlase, vist iga eestlase DNA-s sees ja selline nagu püha paik. Aastal 2028 täitub siis Lauluväljakul selles asukohas tegutsemisest 100 aastat. Mis tähendab seda, me oleme väga kaua seal vastu pidanud, aga me tahame ju ka veel järgmise 100 aasta pärast laulu- ja tantsupidusid selles kohas läbi viia. Me oleme natuke jõudnud olukorda, kus linn surub sellele Lauluväljakule igast küljest peale. Ehk siis see pea silmas Tallinna linna, vaid füüsiliselt, eks ole, ehitatakse sinna seda Lauluväljaku ümbrust järjest rohkem kinni. Aga selleks, et teha üritusi seal, kus on 100 000 pluss inimest, on vaja ruumi.
Et praegu võib ju jääda mulje, et see on suur ala, millest te räägite, et kõik me mahume sinna ära. Ei mahu juba viimased 2 korda. Ei ole kõik soovijad ju enam lauluväljakule mahtunud. No mina olen väga rahul olematu, sellepärast, et ma tahtsin viimasel minutil piletit saada ja see ei õnnestunud. Ei saagi viimasel minutil, enam ei saa midagi. Selleks, et laulupeole minna, tuleb mõelda ette 3 aastat. Vähemalt, 3 ei ole vaja, aga no kindlasti nii, kui piletid müügile tulevad, et ei ole enam niimoodi, et ainult Rahamaa etendusele tuleb nagu pikkades järjekordades seista, vaid tuleb ka nagu lauluväljakule pääsemiseks. Aga mis on selle nagu lahendus, et me oleme kuulutanud välja konkursi ja on võidetud selline idee konkurss, mis kannab pealkirja Kiigele, mis sõnastab väga selgelt, et millist lauluväljakut me tahame järgnevate aastakümnete või ka järgneva 100 aasta jooksul näha, et me sinna ära mahuksime. See on väga ilus, aga selleks on meil tõesti vaja seal ruumi rohkem. Ja on siis Tallinna linn viimase aasta jooksul asunud ka neid vajalikke eravalduses olevaid maatükke, nagu öeldakse, ostma. Tõesti sõna otseses mõttes ostma. Et see niinimetatud eraarendused ei hampsaks niimoodi nagu pisikesed sellised nagu rotid, eks ole, järjest pisikesi tükke ära, mis tähendabki seda, et meil ei ole varsti enam. Rääkimata sellest kurikuulsast näituste alast, mida tahetakse arendada väga, väga suuremahuliseks korterite nagu piirkonnaks. Aga täna me oleme olukorras tõesti, kus 3 sellistest väiksemast maatükist on Tallinna linn lauluväljakuga koostöös 2 on juba omandanud. Ühe jaoks, mis on ligi 500 000 eurot, oleme me eraldanud vahendeid ka lisaeelarvest, millest me täna alustasime. Aga 1 tükk on tõesti vaja veel omandada ja sellega osas me läbirääkimisi ka peame, aga ega eraarendajad ju ka ei taha siiski väga lihtsalt oma maatükkidest loobuda. Aga ma arvan, et see on ülim, et meil on laulupidude läbiviimiseks koht ka 100 aasta pärast. Ja loomulikult tuleb siin vaadata ka seda, et kuidas oleks ligipääs tagatud sellele lauluväljakule, kus on trammid tulevikus, kas tramm sõidab Narva maanteed pidi. Ja ka siin saates varasemalt see lipuväljak, mis on planeeritud Pirita tee algusesse, võiks olla ju tulevikus väga kenaks sissepääsuks lauluväljaku alale. Nii et lauluväljak areneb, kaitseme teda selle eest, et neid tükikesi ära ei hammustataks, vaid pigem ikkagi liigume selles suunas, et me saaksime tähistada 28. aastal juba 100. aastat ja võib-olla 31. aastal, kui toimub järjekordne laulu- ja tantsupidu, mis tundub kaugel, aga tegelikult ei ole enam väga. Aga ettevalmistused juba käivad ja koolid tantsivad, laulavad ja tegelikult see traditsioon elab ja me toetame seda traditsiooni. Mul on selline mittekultuuriline küsimus lauluväljakuga ka, kas sinna mõni parkimismaja ka tuleb, et kuidas need autod sinna ära mahuvad, sest tegelikult see võib olla, selle olete juba ju ikkagi mõelnud. Muidugi oleme mõelnud, et see, mis seal praegu, et muidugi nii palju parkimismaju ja parkimiskohti kunagi ei saa olema, et kõik see 100 000 inimest sinna küll see oleks vahva, ehitaks terve uue linna sinna. Ja ei, jätame selle siiski inimestele, aga naljaks parkimismaja on selle uue detailplaneeringuga planeeritud Narva mäele, eraldi kohe teisele poole Narva maanteed. Sellele me mõtleme, aga loomulikult on sinna juurde vaja lisaks parkimismajale kindlasti ka veel parkimisalasid, mis on sellised ajutise iseloomuga. Nii et saaks tulevikus tulla sinna nii bussiga, trammiga, aga loomulikult ei saa me ka keelata seda, et inimesed tahavad tulla sinna oma autoga. Mida me ei taha, on tõesti selline parkimise anarhia, et iga üks pargib täpselt sellisele haljasalale ja sinna, kuhu ta saab, aga täna me oleme inimesed ju sellisesse sundolukorda tegelikult viinud, sest neid parkimiskohti ei ole. Ja ei poolda mina sellist retoorikat, et tulge kõik rattaga või kastirattaga ja siis on kõik hästi. Loomulikult
tulevikus ka me promome seda, et eriti Võrust oleks muidugi tore tulla, aga jäägem nüüd ikkagi mõistuse piiresse, et ühistransport on väga hea variant ja loodetavasti tuleb sinna lähedusse ka tramm tulevikus, aga autosid ei saa me kuidagi välistada. Andrei, kas sellised suured kultuuriobjektid, tegelikult jäähallid on ju täpselt samamoodi, kas need on nagu sellise haridusprogrammi osa mingil määral ka või kuidas te seda näete? Minu hinnangul kindlasti. Meil koolid näiteks korraldavad ise laulupidusid ja ühislaulupidusid ja ka tantsupeod on au sees, nii et ma usun, et tingimuste loomine on kõige tähtsam. Kui linn tegelikult hoolib oma elanikest, siis kõik need tingimused ongi loodud nii jäähallide näol kui ka koolide näol ja kui see füüsiline struktuur vastab nõuetele ja on selline ma ei tea, arengut toetav, siis kindlasti õpikeskkonnana seda saaks kasutada ja seda me teeme. Suur tänu, tänases Keskkommikus olid stuudios Tallinna abilinnapead Monika Haukanõmm ja Andrei Kante ja mina saatejuhina Janek Mägi. Kuulake Keskkommikut jälle täpselt nädala pärast.